Tere päevast! Rõõm näha arvukalt inimesi siin saalis. Ja see oli mõni aeg tagasi, kui ma tegin Sirlile ja tema meeskonnale ettepaneku, et järgmine konverents võiks olla Sõmerul ja nagu näete, see Sirli poolt antud lubadus saab täna teoks. Ja edasi ma mõne sõna ikkagi räägiksin, et milline see Rakvere vald täna on. Et oleme Eestimaa keskmine omavalitsus, suurus on pindala poolt suht väike, on circa 295 ruutkilomeetrit, elanikke 5650, nii et need on kõik Eesti keskmised numbrid. Oleme tublid oma ettevõtluses, oleme selle üle uhked. Oleme siin reklaaminud oma ettevõtteid, kõik te sööte kindlasti Rakvere lihakombinaadi tooteid, mis on meie valla ettevõtte, kes ehitab kodu, kasutab Pauroki väikeblokke, metalliettevõtted on palju, suur Stora Enso Eesti on meil näpil, nii et näete, meil on hästi palju ettevõtlust, valla majanduslik olukord küll jah, võib-olla natuke hetkel ei ole kõige parem tänu siin teatud riigipoolsetele sammudele, aga ma usun, et me jääme edukalt ellu ja me raamatukogusid ja koole kõiki kinni ei pea panema. Aga mis on meil ikkagi tõsine mureteema ja mis ka selle tänase konverentsi Sõmerule põhjustas, ongi see, et meie maapõu on siin rikas maavarade poolest ja kusagil küll olenebki, kuidas keegi neid numbrid kokku liidab ja vaatab, kes on aktiivsed varud või on nad siis passiivsed varud või üldse pole arvele võetud, siis meie valla territooriumis 85% on kaetud meil erinevate maavaradega, kõige kuulsam ja tuntum on muidugi fosforiit, selle peal argeliit, oleme Eesti põlevkivimaardla üks osa, peale selle meil on lubjakivi, tehnoloogiline lubjakivi, millest tehti veel mõni aasta tagasi Kundas lobri ja tsementi. Edasi meil on liivakarjäärid, kruusakarjäärid, täna tegutseb meil lubjapõlevkivi karjäär, meil toimub lubjakivi kaevandamine siis Lõuna-Arus, liiva kaevandatakse Turvas, nii et ei saa öelda, et me oleme siin mingi kaevanduste paanilised vastased, vaid vastupidi, et me peame oma Eestimaa ressurssi väga säästlikult ja ratsionaalselt kasutama ja seda peab jätkuma ka meie lastele ja lastele, et me ei arva, et täna ja kohe tuleb kõik asjad maa seest välja võtta ja kasutusele võtta. Et selline on väike ülevaade meie muredest ja teemadest ja kindlasti on mureteema meil ka maapõueseadus, mis värsib meie igapäevast tegevust ja enamus liigutusi me peame siis saama kooskõlastused riigi käest, et me üldse võime sinna siis riigi huvitavatele maavaradele midagi teha. Nii et näete, teemasid meile jagub, muresid jagub, aga on ka natukene rõõmu, nii et veel kord aitäh siia tulemast ja loodan, et tänane päev on hästi tegus, konstruktiivne ja kõigile informatsiooni pakkuv. Enne kui ma Sirlile annan mikrofoni üle, ma olen ta ees ka võlgu ühe väikese meenega, sest kevadhooaeg on tulemas, tal on küll väga ilus tualett täna seljas, aga ma annaksin talle ühe väikse eseme veel juurde. Võtan huviga. Sa lubasid seda juba 2,5 aastat tagasi. Parem hilja kui mitte kunagi. Näeb. Aitäh! Aga see ei ole nüüd värskes, on 10 aasta vanune juba see särk. Siis kui Raigo Rebane on siin, tema organiseeris ühe teise fosforiidiürituse tarbeks seda ja see on veel sellest ajast. Aga Koid ei ole talle liiga teinud. Ma olen sellega täiesti nõus, eriti veel sellega puhas põhjavesi Eesti suurim rikkus. Selle alla ma kirjutan 100%. Tere hommikust kõigile, tohutult tore, et nii palju on teid kohale tulnud. Eesti Geoloogiateenistus loodi meid siis 5,5 aastat tagasi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi alla ja oleme maailma kõige noorem geoloogiateenistus. Me oleme ainult 5,5 aastat vanad, kui meie kõige vanemad vennad on 200 aasta vanused. Meie esimene Eesti Geoloogiateenistus loodi vahetult enne teist maailmasõda 1937 ja siis jõudis ühe töötajaga
geoloogiateenistus tööd teha 1,5 aastat, aga juba siis anti valitsuse poolt geoloogidele või sellele ühele vaesele geoloogile ülesandeks uurida Eesti fosforiiti. Meie praeguse Eesti Geoloogiateenistuse ülesandeid kokkuvõttes võimalikult lihtsate sõnadega võiks nii. Meie ülesanded on koguda, tõlgendada, säilitada ja jagada infot Eesti maapõue kohta. Meie töö on väga lai, see sisaldab seismoseiret, radooniseiret, põhjaveeuuringuid, geoloogilist kaardistamist, rannikuseiret. Me teeme merepõhja geoloogia uuringuid näiteks tuuleparkidele. Me teeme ehitusmaavarade varustuskindluse tööd ja nii edasi, nii edasi. Ja meie tööde hulka kuulub ka Vabariigi Valitsuse tellimusel Eesti fosforiidi ja kaasnevate ressursside uuringud. 2,5 aastat tagasi me korraldasime esimese ürituse Rakveres, kus me rääkisime teile, kus me plaanime puurida Eesti fosforiiti ja sellega kaasnevaid ressursse. Ja toona oli meil nagu ka täna kaasas Eesti Teadusagentuuri inimesed koos Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli inimestega, kes siis rääkisid teile, et mida niinimetatud RESTA programmi raames hakatakse siis nende südamitega tegema, mida meie siis pidime maalt välja tooma. Toona filmis meie tegevusi Juhan Aare, kes kohe peale seda üritust 2,5 aastat tagasi Rakveres alustas tööd kui Eesti Geoloogiateenistuse kroonik. Juhaniga me jõudsime alustada Eesti maapõue seriaali. Me jõudsime valmis filmida sellest 4 osa. Me näitame nendes osades, kuidas puuritakse, kuidas suletakse puurkaevud. Me rääkisime seal osades, 2 minutit on aega, rääkisime seal osades, kuidas käib uurimine, nende südamike uurimine. Ja me näiteks näitasime ka seda, kuidas käivad radooni uuringud. Juhan läks liiga vara ära, seetõttu ja meil töö pooleli. Täna filmib meid Toomas Lepp, Juhani hea sõber ja ma loodan, et me saame Toomasega seda pooleli jäänud tööd jätkata. Mul on hea meel siiski, et enne äraminekut jõudis Juhan ajakirjanduses seda kinnitada, et ka tema meelest peab Eesti Vabariik teadma, mis meie maapõues peitub. Et see ei ole normaalne, et tänu Nõukogude ajale teab meie naaberriik rohkem kui meie ise oma maapõue kohta. Me teeme oma tööd avalikult. Ja kõik meie uuringud, kõik meie raportid, kõik meie uudised on meie kodulehel väljas, ka need filmid on meie kodulehel väljas. Ja ma pean tunnistama, et mind teeb nukraks, kui ma olen märganud, et meie uudised ja meie raportite kohta teadaanned pannakse väga provokatiivsete pealkirjadega maksumüüri taha peitu. See on tõesti hästi kurb, aga ma saan aru, et ajakirjandus peab ka elama. Et hea küll siis. Lihtsalt toonitan, et kogu info on ka alati meie kodulehel väljas. Nüüd, et me tahaksime tõesti seda tööd ka jätkata hästi avalikult, siis me oleme tulnud täna siia kokku. Aitäh, Peep, et sa seda meile meelde tuletasid sügisel, et kuule Sirli, te lubasite ju tulemusi jagada. Ehk siis täna mul on väga hea meel, et meie geoloogiateenistuse geoloogid räägivad teile, kuidas meil see puurimine läks ja mis me sealt teada saime. Räägivad, millised 2 raportit, väga suurt, väga mahukat, erakordset on valmis saanud, kust neid avalikult leida võib. Ja mul on hea meel, et meiega tulid ka kaasa siia Eesti Teadusagentuuri inimesed ja RESTA programmi teadlased. Hästi mõnusat infopäeva. Suur aitäh!